Ilusat päeva, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja päike paistab mulle täna peale, sest väljas on väga ilus ja kuum suveilm. Ja tänase video pealkiri on Tegelaskujud maatriksis. Sest järjest enam tuleb informatsiooni NPC-de ehk tegelaskujude kohta. NPC-d tulevad inglisekeelsest sõnast lühend non-playing character, mis on siis need tegelaskujud või taustamängijad maatriksis. Ja 95% maa elanikkonnast on NPC-d. Üllatus, kas pole? Nad võivad olla sinu peres ja nad võivad olla ka sina. Sest NPC-d on sellised isikud päriselus, tähendab nagu see NPC mittemängija tegelast. See väljend tuleb tegelikult arvutimängudest, kus siis see viitab inimesele, kellel on täielikult individuaalsuse, iseseisva mõtlemise ja kriitilise mõtte puudumine, kes lihtsalt järgib trende, kordab etteantud fraase ja nii edasi. Ja sest me elame sellises maailmas, kus tõesti valdav enamus inimesi ei mõtle ise, ei mõtle kaasa, ei sea kahtluse alla neid asju, mida nad kuulevad, vaid teevad lihtsalt seda, milleks nad on programmeeritud tegema. Ja teevad mida iganes autoriteet neile teha käsib. Ja minu meelest viimase 6 aasta jooksul on see muutunud järjest ilmsemaks. See, kui palju neid NPC-sid tegelikult maailmas on, nagu ma ütlesin, praktiliselt 95%. Ja samas ühelt poolt ju toimuvad globaalsel tasandil muutused, mis toimuvad nii taustal kui välismaailmas, mida ei saa enam kaua ignoreerida. Ja teiselt poolt tundub, enamik inimesi samal ajal elab elu nii, nagu midagi poleks juhtunud viimase, ma ei tea, 6 aasta jooksul. Ja need NPC-d on justkui nagu lukustatud sellisesse oma kasti. Ja samas me teame, et meie maailm ei ole kunagi enam endine peale 2020. aastat. Ja samas need, kes on rohkem ärganud, teavad või tunnevad vähemalt seda, et me oleme loomas uut maailma samal ajal, kui enamik inimesi on harjunud või harjuvad praegu järjest vihasema maailmaga, kus inimestel sõna otseses mõttes puudub privaatsus, kus me oleme ühendatud nii-öelda mentaalse pilvega, kollektiivteadvusega. Ja need inimesed on nii-öelda mittemängija tegelased, NPC-d, nii-öelda taustamängijad, kes ei pööra millelegi tähelepanu, sest nad pole selleks programmeeritud. Ja tänu sellele on üks väga oluline internetiseminar valmis, mille pealkiri on NPC-d ehk tegelaskujud maatriksis. Ja me räägime täpsemalt, kes need on, kuidas see maatriks toimub või toimib läbi selle NPC-de, miks NPC-d üldse on, mis on nende roll ja me läheme ka väga sügavuti selle teemaga. Ehk siis, kui me oleme selles NPC-de maailmas, me räägime sellest, mida selle teadmisega peale hakata, kuidas oma energiat kaitsta, kuidas leida üles oma hingemissioon ja kuidas liikuda edasi niimoodi, et sinu pereliikmed, kes on NPC-d, oleksid endiselt meie poolt armastatud, mitte vihatud, põlatud või välja lükatud. Ja samas seminari lõpus on kõigile olemas test, kus sa saad testida kas ennast või oma pereliikmeid, kas sina või keegi teine on NPC või mitte. Nii et see võib tulla paljudele üllatusena.
aga selle peale on ka tegelikult lahendus olemas, nii et kõigest sellest me räägime sellel seminaril, mille pealkiri on NPC-d ehk tegelaskujud maatriksis. Ülimalt põnev teema. Sellest ei ole väga palju räägitud. Osadele inimestele võib tulla see täieliku üllatusena. Nii et oled oodatud seminarile ja saad sellele registreeruda www.kaialise.com/internetiseminarid ja pealkiri on NPC-d ehk tegelaskujud maatriksis. Oled oodatud ja kohtumiseni nii Valguse kanalil kui seminaril. Ilusat päeva!